Tervitused! Jaanipäeva möödas ja kõik on kindlasti söönud kõvasti šašlõkki ja muid grillitooteid. Ja käes on järgmine päev, tahaks midagi kerget. Selleks me võtame ja teeme täna kerge salati ja sinna peale grillitud krevetid, küüslaugu, võis, nii et alustame siis kuskilt otsast pihta. Näiteks ajame krevetid vardasse ja maitsestame neid. On tekkinud väike tehniline viperus, nimelt on kadunud videolõik, kus ma maitsestasin krevette ja millega ma seda tegin, siis ma toon siia vahele. Kasutasin sellist maitseainet nagu The Best, garlic ja jalapeniot ja natukene lisasin chili helbeid, et oleks natukene vürtsikam, seda ei pea panema. Ja seda ka ei pea panema, aga millegiga võiks teda maitsestada. See on väga hea maitseaine, seda ma soovitan. Ta ei ole väga terav, aga ta on väga mõnus, nii et jätkame. Oleme siin grilli juures, paneme või kaussi. No, võib kasutada ka fooliumnõud, aga ma eelistan sellist klaaskaussi kasutada. Paneme selle või siia sisse. Ja purustame mõned küüslaugu küüned. Kui on suuremad küüned, siis läheb vähem. Kui on väiksemad, läheb rohkem. Ja paneme siia ka natuke seda maitseainet. Tõstame grilli. Paneme ta siia grilli sulama ja lähme teeme nii kaua salatit. Salati põhi on iseenesest suhteliselt lihtne. Värske peakapsas, plõks taldrikusse, natuke kurki, taldrikusse, mõned kirstomatid ja need ka taldrikusse. Petersel tükkideks, taldrikusse. Tilli peeneks, taldrikusse. Ja natukene läbi segada. Salati põhi on valmis. Või on suures osas sulanud. Tõstame ta siit maha praegu ja tõstame krevetid grillima. Nendega peaks suhteliselt ruttu minema. Krevett pikalt grillis olla ei taha. Mõni minut on möödas. Keerame pooli. Ja paneme veel mõned minutid. Mõni minut jällegist möödas. Võtame krevetid ja paneme nad siia õli sisse või sisse. Võtame ühe sidruni. Teeme pooleks. Üks pool läheb käiku praegu. Ja lihtsalt paneme siia. Ja tõstame mõneks minutiks tagasi grillile. Krevetid on nüüd 3-4 minutit siin või sees praadinud. Tõstame välja jahtuma. Sellised need krevetid said. Ma tõssin salati peale 6-7 tükki neid siia valmis. Võib-olla pigistada natukene sidrunimahla veel peale ja lihtsalt süüa. Samas võib neid krevette ka niisama süüa ilma salatita. Nad on kindlasti väga head. Aga mina otsustasin nad salatiga teha mõnus kerge ja peale sellist
kõva lihasöömist kulub marjaks ära. Nii et pange videole pöial, kui meeldis ja tellige kanal. Näeme järgmises. Tšau!